Vene sõdurid on hakanud lahinguväljal kasutama kõhedust tekitavat hüüdnime – vaikne surm. Mitte sellepärast, et see oleks kiire või võimas, vaid sellepärast, et kui nad aru saavad, et see on kohal, on juba liiga hilja. Mõned üksused teatavad, et nad ei kuule midagi enne viimaseid sekundeid. Teised ei kuule seda üldse. Ja erinevalt suurtükiväest, rakettidest või traditsioonilistest droonidest suudavad paljud neist süsteemidest jätkata jahti isegi siis, kui Venemaa üritab neid segada, blokeerida või häirida. Sellest on Kremlile saamas tõsine probleem, sest rindel levivaid relvi pole mitte ainult raskem peatada, need muutuvad ka targemaks. Ja see muudab seda, kuidas sõdu peetakse. Siin tulevad mängu autonoomsed droonid ja robotid, tuntud ka kui vaikne surm. Et mõista, miks Ukraina panustab nendele masinatele, mis suudavad sisuliselt ise mõelda, pead sa aru saama probleemist, mille lahendamiseks need masinad loodi. Elektrooniline sõjapidamine. Juba täiemahulise sõja algusest peale uputasid mõlemad armeed rindele esimese isikuvaatega droonid. Väikesed, kaugjuhitavad õhusõidukid, mis kannavad lõhkeaineid ja mida piloot juhib otse sihtmärgile läbi videolingi. Need on odavad, täpsed ja mõnda aega muutsid need lahinguvälja Ukraina kasuks. Aga droon, mis sõltub raadiosidest, on ainult nii hea kui see side ise ja mõlemad pooled õppisid kiiresti ründama just seda sidet. Segajad katavad rindet, katkestades drooni ja selle operaatori vahelise ühenduse. Petjad rikuvad satelliitnavigatsiooni, andes droonile valesid koordinaate või keelates sellel täielikult GPS-i kasutamise. Teatud perioodil sõjas olid need elektroonilised kaitsevahendid ülekaalus. Segatud droon on läbikukkunud droon ning kõige ägedamalt vaidlustatud rindelõikudel ebaõnnestus enamik FPV missioone viimastel sekunditel enne tabamust. Just seal, kus segamine on kõige aktiivsem. See on kitsaskoht, mille murdmiseks toodi mängu tehisintellekt. Idee ise on lihtne. Isegi kui inseneritöö seda pole. Kui droon ei saa kogu tee sihtmärgini loota inimpiloodile ja reaalajas raadiosidele, siis tuleb droonile anda piisavalt pardal olevat intelligentsi, et ta suudaks töö ise lõpule viia. Seda saab teha, varustades drooni pildituvastustarkvara ja visuaalse navigeerimisega. Nii et kui operaator on selle sihtmärgile suunanud, suudab droon viimase lõigu ise lennata, tuvastades mida ta näeb ja korrigeerides oma kurssi isegi pärast signaali katkemist. Otsuste tegemine antakse siis üle droonile endale, muutes selle tõhusalt traditsioonilise segamise suhtes immuunseks. Selle muutuse mõju on mõõdetav ja numbrid seletavad, miks iga brigaad Ukrainas seda nüüd tahab. Vastavalt Katerina Bondarile, kes on strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskusest ning uurinud Ukraina autonoomseid süsteeme, tõstab sellise lõppastme autonoomia lisamine navigeerimisele ja sihtimisele droonirünnaku edukuse määra umbes 10–20% ligikaudu 70–80%. See on 3–4-kordne paranemine ja see tähendab, et 2 tehisintellekti abil juhitud drooni suudavad nüüd saavutada seda, milleks varem kulus 8 või 9 drooni. Ülekaalus oleva vastase vastu on selline kordistaja kogu asja mõte. Iga droon, mis tabab, on droon, mida sa ei pidanud 2 korda ehitama, piloot, keda sa ei pidanud ohtu seadma ja sihtmärk, mille pärast sa ei pidanud jalaväge saatma. Siin on peidus veel teinegi kordistaja. Kuna tehisintellekt tegeleb lennu kõige raskem osaga, väheneb piloodilt nõutav oskuste tase järsult ja see on tohutult oluline riigi jaoks, mis võitleb tööjõukriisiga. Sul ei ole enam vaja igale droonile virtuoosist operaatorit. Ja kui autonoomsus paraneb, hakkab operaatorite ja masinate suhe nihkuma ühe piloodi poolt hoolikalt juhitud ühe drooni pealt, ühe operaatori poolt korraga paljude käivitamise suunas. Seda trendi jälgivad analüütikud kirjeldavad seda kui lähenevat murdepunkti. Hetke, mil üks operaator saab ühe koordineeritud tegevusega saata õhku kuni 20, 50 või 100 drooni. See on hetk, mil sõjamajandus muutub, sest see vabastab rünnakute arvu sõltuvusest sinu väljaõppinud pilootide arvust. Siin on oluline täpne olla, sest see on loo osa, mida sageli liialdatakse. Ukraina pole veel tegelikult loonud täisautonoomsete tapperobotite armeesid. Tehisintellekti kasutamine relvades on vaieldamatult alles lapsekingades. 2026 aasta keskpaigaks on see kõige kasulikum sihtmärkide tuvastamisel, aidates droonil leida puuderivisse peidetud maskeeritud tanki ning juhatades seda lõppfaasis läbi segamise müüri. Näiteks umbes 2 miljonist droonist, mille Ukraina 2024 aastal lõi, oli vaid umbes 10 000 neist tehisintellekti täiustused. Ning isegi need droonid sõltusid endiselt inimesest, kes valis sihtmärgi ja käivitas missiooni. 2026 aastaks oli tootmismaht kasvanud ning plaan oli lõpetada aasta 7 miljoni drooniga aastas. Kuid tehisintellektiga täiustatud droonide täpseid arve pole, mis viitab sellele, et neid on rindel tõepoolest vaid väike vähemus. Siiski ei saa me nende droonide tegelikku väärtust alahinnata. Kui luure õhu seda ümber kujundas, toimus samal ajal maapinnal paralleelne revolutsioon.
Robotiid. Ukraina on suunanud ressursse mehitamata maismaasõidukitesse, ratastel või roomikutel robotitesse, mis veavad laskemoona, evakueerivad haavatuid, kannavad raskeid relvi ja ründavad üha enam ka ise. Ja Ukraina sõdurid, kes neid juhivad, on oma Vene vangidelt midagi õppinud. Venelastel on nende masinate jaoks isegi hüüdnimi – Vaikne surm. See hüüdnimi viitab tõelisele taktikalisele omadusele, millele tasub tähelepanu pöörata, sest see seletab, miks aeglane ja kohmakas robot võib olla hirmutavam kui kiire. Kaasaegsel lahinguväljal on sõduri varaseim hoiatussüsteem tema enda kuulmine. Sa kuuled läheneva FPV drooni suminat, sõiduki mootorit, mootori vingumist ja see heli annab sulle need 2 või 3 sekundit, mida vajad katte alla hüppamiseks. Peaaegu hääletu maismaarobot kustutab selle hoiatuse täielikult. CNN-i andmetel, kes on koos Ukraina üksustega neid masinaid kasutanud, ütlevad Vene sõdurid, et nad ei kuule roboteid sageli enne, kui need on umbes 10 meetri kaugusel. Ja maismaa Maardoks, mis on 10 meetri kaugusel ja kannab rasket lõhkelaengut, on juba ammu oma enda plahvatusraadiuses. Kui sa seda lõpuks kuuled, pole kuulmisest enam abi. Reageerimisakent enam ei ole. Nüüd suurendavad seda eelist 2 asja. Esimene neist on kandevõime. 4-rattaline šassi suudab kanda palju rohkem kui väike õhudroon, olgu selleks siis suur lõhkelaeng või raske kuulipilduja sabade padrunitega. Nii et see masin, mis saabub vaikselt, on ka ebaproportsionaalselt surmavam. Teine on roll, mille vaikus võimalikuks teeb. Infiltreerumine. Ühes rünnakus kasutati esimeste robotite avaplahvatust tähelepanu hajutamiseks. Meelega tähelepanu tõmbamiseks, samal ajal kui 14 masinat hiilisid vaenlase tagalasse. Midagi, mida ükski relv, mis endast märku annab, ei suudaks kunagi teha. Psühholoogiline mõju on nähtav selles, kuidas kaitsed reageerivad. Üks Ukraina komandör, kutsumviga Cyber, kirjeldas, kuidas ta kasutas robotit vaenlase positsiooni vastu. Ja vaadates, kuidas venelased lihtsalt paanikasse sattusid, roomasid, surusid end vastu maad, teadmata, kuidas reageerida ohule, mida nad ei kuulnud ega suutnud tuvastada. Vaikus võtab sõdurilt 2 asja, millele ta kõige rohkem toetub. Tema meeled ja aja. Ka riistvara ise väärib siin tähelepanu. Cyberi üksus kasutab robotit, mis on ehitatud raske Browningu kuulipilduja ümber, paigaldatud roomikutele ja ümbritsetud kaameratega, mis annavad sellele laia vaate välja. See võib päevade kaupa varjus põõsastes istuda, sest erinevalt meestest, keda ta asendab, ei vaja see ei toitu ega vett ning ei väsi ega krampi kunagi. Ainus asi, mis sunnib selle baasi tagasi pöörduma, on laskemoon. Kui see on oma padrunid ära kulutanud, peab ta tagasi minema, et uuesti laadida. Kui intervjuu tehti, oli Cyberi üksus juba valmistamas kiiremat järeltulijat, mis suudab liikuda umbes 16 kilomeetrit tunnis ja kanda lahingusse käsitulirelvi. Mõne kuuga on neist sõidukitest saanud haruldastest uudishimuobjektidest peaaegu standardvarustuse osa. Need veavad varustust, toovad haavatuid tapmistsoonidest välja ja viivad läbi rünnakuid, mis varem oleksid maksnud terve jalaväeplatooni elu. Viimane punkt ongi see, kus maismaarobotid seostuvad kogu Ukraina strateegia keskse loogikaga. Ukraina 3. ründebrigaadi üks robotlöögirühm nimega NC-13 tegi oma operatsioonide kohta ise arvutused. 164 rünnaku jooksul hindas üksus, et sama tulemuse saavutamiseks, mille nende robotid andsid, oleks neil vaja olnud umbes 2300 jalaväelast ning nad oleksid eeldanud, et neist umbes pooled oleksid saanud surma või haavata. Ja üksuse enda arvestuse kohaselt päästsid end masinad umbes 1000 Ukraina elu. See seletab lühidalt, miks Kiiev panustab kogu oma jõu automatiseerimisse. Iga rünnak, mille viib läbi robot, on rünnak, kus inimene ei pidanud surema. Ja see on oluline, sest Ukraina alustas sõda kehvemas seisus. Selle muutuse ulatus on Ukraina enda sõnul tohutu. Aprillis väitis president Volodymyr Zelenski, et Ukraina väed vallutasid esimest korda Vene positsiooni ainult robotite ja droonide abil, ilma jalaväeta maapindal. Ja lisas, et alates aasta algusest on mehitamata masinad sooritanud umbes 22 000 missiooni. Need on Ukraina valitsuse andmed, presidendi väited, mis esitati riigi kaitsetööstust tähistavas kõnes ning nendega kaasnevad iga sõjaaegse teadaande loomulikud mööndused. Kuid nende kirjeldatud üldist suunda kinnitavad nii kohapeal viibivad ajakirjanikud kui ka välismaised analüütikud. Ning see viitab sõjale, kus suur osa Ukraina pingutustest on nüüd tõepoolest mehitamata. Ja selle muutuse keskmes istub mees, kelle Zelenski määras seda kiirendama. Mihhailo Fedorov on 35-aastane, olnud 4 kuud kaitseministri ametis ja pole kunagi päevagi sõjaväest teeninud. Tema taust on tehnoloogia, mitte taktika. Ta kasvas üles teraselinnas Zaporižias, samas linnas, mis on sõjas näinud ränki lahinguid. Sai oma alguse teismelise eas videomängude kaudu, ehitas üles digitaalse reklaamiäri enne ülikooli lõpetamist
ja sai Facebooki partneriks sihitud reklaamide müümisel. Zelenski palkas ta esmalt 2019. aasta presidendikampaania sotsiaalmeedia juhtimiseks. Seejärel tegi temast 82-aastaselt ministri, kes vastutas Ukraina riigi digitaliseerimise eest. Kui ta liikus kaitseministeeriumisse, tõi ta selle maailma endaga kaasa. Noorte nõunike ja andmeanalüütikute meeskonna dressipluusides, lauatennise laua koridoris ning mehe instinktid, kes näeb sõda samamoodi, nagu Silicon Valley asutaja näeb tööstust, mis on valmis muutusteks. Samamoodi nagu rakendused muutsid taksoteenust ja toidu kohale toimetamist, usub Fjodorov, et sõjapidamist saab muuta, kui võitlus antakse üle masinatele. Intervjuus New York Timesile väitis Fjodorov, et maailm vajab turvalisust ja ainult autonoomsed relvad suudavad seda tagada. Ta võrdles neid tuumarelvadega, väites, et riigid, kes investeerivad automatiseerimisse, on tulevikusõdades võidule määratud. See on heidutuse visioon, mis ei põhine lõhkepeadel, vaid algoritmidel. Ja tasub rõhutada, et see on visioon sellest, kuhu Fjodorov tahab jõuda, mitte kirjeldus sellest, kus Ukraina täna on. Sama New York Timesi artikkel kordas, et tehisintellekti ja Ukraina relvade puhul oli tol hetkel tegemist peamiselt sihtmärkide tuvastamisega. Autonoomne tulevik on eesmärk. Maskeeritud tank metsas on tegelikkus. Futurismi all peitub konkreetne strateegia, mille töötas välja Fjodorov, mille kiitis heaks Zelenski ja mis on loodud selleks, et sundida Venemaad läbirääkimiste laua taha. The New York Times teatab, et seda nimetatakse õhu- ja maasõja ökonoomiaks ja sellel on 3 haru. Õhus tuleb kinni püüda vähemalt 95% saabuvatest Vene droonidest ja rakettidest. Maal tuleb tappa või raskelt vigastada rohkem Vene sõdureid, kui Moskva suudab uusi värvata nende asemele. Ja majanduse vastu tuleb rünnata naftaeksporditerminale, mis rahastavad sõda. See on kurnamisstrateegia, kuid teadlikult konstrueeritud matemaatiline kurnamine. Fjodorov nimetab seda sõjafaasi sihipäraseks hävitamiseks ja ta on seadnud eesmärgile konkreetsed numbrid. Tema sõnul New York Timesis kaotas Venemaa 2026 aasta keskpaigaks umbes 35 000 kuni 40 000 sõdurit kuus ning ta soovib tõsta selle määra üle 50 000, mis tema arvates peataks sissetungi täielikult. See on kombineeritud süsteemse tööjõu kaotusega, mida Venemaa on kannatanud. Briti luurehinnangul on Venemaa kogukaotused 325 000 kuni 500 000 surnut. Ukraina enda kindralstaap väidab, et kaotuste arv on ligi 1,4 miljonit. Ja kuigi seda võib vaidlustada, on kaotuste ulatus selline, et Venemaa pole nii palju sõdureid kaotanud alates teisest maailmasõjast ning neil on raskusi nende asendamisega. See on hetk, kus sõja algne matemaatika teeb täisringi. On ahvatlev öelda, et olukord on lihtsalt pöördunud, et Ukraina on nüüd oma vaenlasest paremini relvastatud ja arvuliselt üle. See ei vasta tõele. Venemaal on endiselt üldiselt suurem sõjavägi. Umbes 1 miljon tegevteenistuses sõdurit ja mitusada tuhat neist on paigutatud Ukrainasse või selle lähedusse. Enamiku hinnangute kohaselt on Venemaal lahinguväljal arvuline ülekaal ning ta on ka suure osa algsest droonitootmise mahajäämusest tasa teinud. Mõnes kategoorias on Venemaa jõudnud Ukraina tasemele või isegi ületanud seda. Aga enne kui me sinna jõuame, veendu, et oled tellinud The Military Show kanali. Me postitame iga päev videoid, mis käsitlevad kõiki olulisemaid sündmusi ülemaailmses geopoliitikas. Tegelikult on see pööre kitsam ja huvitavam nähtus kui pelgalt olukorra ümberpöördumine. Venemaa tohutu ülekaal, mis tal oli 2022 aasta veebruaris, on nüüdseks kulutatud peaaegu võrdsuseni. Just nendes konkreetsetes tehnoloogiates, mis praegu rindel otsustavad, mehitamata süsteemides ja neid juhtivas luures, on Ukraina tegelikult initsiatiivi enda kätte haaranud. Sõda, mis algas masside võistlusena, on muutunud kohanemise võistluseks ning kohanemine on ainus valdkond, kus väiksem riik on pidevalt kiiremini tegutsenud. See kohanemine tugineb tööstusbaasile, mis ei sarnane sugugi traditsioonilise relvatööstusega. Kui Fjodorov külastab Ukraina kaitsenäitusi, liigub ta relvade ridade vahel, mis näevad välja, nagu oleks need kellegi garaažis kokku joodetud ja teibitud, sest paljud neist ongi just nii tehtud. Seel on fiiberoptilise kaabirullid, mis võimaldavad drooni juhtida otse klaaskiust niidi kaudu, olles segamise suhtes immuunsed, sest need ei kasuta üldse raadiosignaali. Siil on peopesa suurused luuredroonid, õhupallide külje kinnitatud relvad ja mehitamata maismaa sõidukid, mis näevad välja nagu lauale kinnitatud mini-ekskavaator. Kõik peab olema odav ja ühekordne, sest rindel, mis on droonidest külastunud, lastakse enamik neist alla või lastakse õhku enne, kui nad üldse sihtmärgini jõuavad. Selle lähenemise geniaalsus ei seisle üheski konkreetses relvas, vaid valmisolekus ehitada odavalt, kaotada vabalt ja areneda kiiresti. Fjodorov on muutunud ka sõja ise andmeallikaks, mis võib osutuda üheks Ukraina kõige väärtuslikumaks pikaajaliseks varaks. Võitlus on loonud tohutu arhiivi lahinguvälja kaadritest, miljoneid märgistatud lahinguvälja videoid, mis on filmitud luure- ja ründedroonidega, sealhulgas kaadreid sellest, kuidas inimesed käituvad oma viimastel hetkedel, kui droon läheneb.
kaitseministeerium on hakanud neid andmekogumeid avama liitlasriikide ettevõtetele, et nad saaksid oma tehisintellekti mudeleid koolitada reaalse lahingu andmestiku peal, projektis nimega Avenger Labs. See on ka pilguheit tulevikku, kus sõja kõige väärtuslikum saak ei ole mitte territoorium, vaid treeningandmed. Kuid hoolimata kogu hoogust Fedorovi visiooni taga on see põrganud millegi vastu, mida ei saa lihtsalt ümber kujundada. Ukraina sõjaväe enda komandorid. Kogu see futuristlik jutt robotisõjast on tekitanud relvajõududes tõsist vastuseisu, nii et analüütikud kirjeldavad avatud võimuvõitlust ministri ja kindralite vahel. Vastuväide väljaspoolt ei ole see, et tehnoloogia oleks kasutu, vaid et lubatud üleminek mehitamata vahingule toimub tegelikkuses aeglasemalt kui Fedorovi kõnedes. See jutt masinate poolt peetavatest tühjadest lahinguväljadest võib tunduda tegelikust sõjast irdunud, sest see on endiselt väga palju seotud mudaste kaevikute ja purustatud kehadega. Aga pilt ei ole sugugi nii ühevoolne. Ukraina ülemjuhataja kindral Oleksandr Sõrski on jätkanud lahingute võitmist traditsiooniliste ühendrelvade taktikate, soomustehnika ja jalaväe manööverdamisega lahinguväljal, meetoditega, mis tõid Ukrainale sõja alguses mõned suurimad võidud. Samal ajal on paljud eesliinibrigaadid omaks võtnud iga tehnoloogilise eelise, mida nad saavad. K2 brigaadi ülem, kes oli üks esimesi FPV-droonide kasutusele võtjaid, kiitis noort tehnoloogiateadlikku kaitseministrit, kes räägib üksustega sama keelt. Inimest, kellele nad ei pea enam midagi seletama. Sõja tegelikkus asub nende seisukohtade vahel. See ei ole puhas valik inimeste ja masinate vahel, vaid segane ja vaieldav nende kahe lõimimine. Ja tasub meeles pidada, miks üldse masinate poole pöördutakse. Robotid ei ole uhkustamiseks, vaid vastus kurnatusele. CNN-i rindereportaažis mainiti 2 Ukraina sõdurit, kes olid veetnud üle 11 kuu eesliini kaevikutes ilma vahetuseta, pidevalt droonide poolt jälitatuna ning ühel hetkel said neil liivakotid otsa, millega ehitada kaitset, mis võiks neid elus hoida. Üks neist pindis Koidu ajal 20 miili turvalisuse poole, olles peaaegu aasta oma naisega rääkimata, suheldes ainult salvestatud raadiosõnumite kaudu. Need on need mehed, keda automatiseerimine peaks säästma. Robotid on olemas, sest neid sõdureid ei ole piisavalt ja need, kes alles on, sulutakse kaugemale sellest, mida inimene suudab taluda. See on kogu revolutsiooni mootor. Mitte tehnoloogia entusiasm, vaid meeste nappus ja soovimatus neid edasi kulutada. See viib meid lõpuks sinnani, kuhu Fjodorov arvab, et see kõik suundub ja rahutuse juurde, mis sellele tihedalt järgneb. Tema nägemusest tühjeneb tapmistsoon. See miile lai riba rindejoonel, kus kõik liikuv on droonide poolt jahitud. Lõpuks inimestest täielikult. Masinad hakkavad võitlema masinatega, nii õhus kui ka maal, ja inimkaotuste ulatus, mis seda iseloomustab, muutub lõpuks talumatuks, sundides sõjapidamist arenema peaaegu veretuks. Võidab see pool, kes esimesena automatiseerib. See on ahvatlev nägemus ja see on loogiline lõpp-punkt kõigele, mille Ukraina on üles ehitanud. Samuti märkis New York Times ettevaatlikult, et see on just selline nägemus, mis peaks panema mõtlema, sest sõjad järgivad harva puhast loogikat. Need keerlevad ettearvamatutes suundades ja kui võtta inimlik otsustusprotsess sellest välja ning anda tapmisotsus iseseisvalt tegutsevale masinale, võib see ettearvamatust hoopis suurendada, mitte seda ohjeldada. Inimõiguste organisatsioonid on seadnud kindla piiri relvadele, mis valivad ja ründavad sihtmärke ilma sisulise inimkontrollita. Ning just sellele piirile viitab Fjodorovi püüdlus. Praegu peab Ukraina toetatud sõda, mitte autonoomset, kasutades luureandmeid selleks, et venitada väiksemat väge pikema rindejoone peale ja panna suurem vaenlane veritsema kiiremini, kui ta suudab oma jõude täiendada. Ja tundub, et see taktika töötab, vähemalt väliraportite põhjal, mis kirjeldavad peatamatut vaikset surma. Kuid Ukraina drooni innovatsiooni tõeline ulatus ei peitu mitte rindel, vaid selles, mida suudetakse saavutada kaugmaa rünnakutega. Lisateabe saamiseks vaata seda videot. Ja lõpuks kindlasti telli The Military Show, et saada iga päev rohkem uudiseid.